Ollid. On tore olla siin ja tegelikult mul on nii hea meel tegelikult, kuidas püha vaim on juba siiamaale nagu juhtinud seda kõike teenistust, seepärast et päris palju on juba räägitud seda, mida ma tahtsin rääkida. Nii siit kui sealt. Aga me alustame nüüd uut seeriat, algus ja lõpp. Jeesus ütles, et mina olen alfa ja omega, algus ja lõpp. Ja see alfa ja omega tähendab siis kreeka keeles algust ja lõppu, tähestiku viimadest nagu tähed, nagu meil on A ja mis meil lõpeb siis, mis iganes tähega on ju. Neil on viimane täht O ehk omega. Ja Jeesus ise ütles, et tema on algus ja lõpp ja ilmutuse raamatu 1.8 ütleb, mina olen A ja O, ütleb issand Jumal, kes on ja kes oli ja kes tuleb, kõige väeline. Ja siit juba käis läbi, Kristel rääkis siin 1. Korintuse 15, et vennad, et mida ma teile olen kuulnud, mille te olete ka vastu võtnud, milles te ka seisate, mille läbi te ka pääsete. Ja et kas te peate kinni sõnadest ja kõik see teema kuidagi nagu haakub selle tänasega ja üldse selle seeriaga on see, et ma arvan, meil kristlastel on väga oluline teada, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Sest Jeesus ise ütleb, et mina olen A ja O, kes on, kes oli ja kes tuleb. Ja selles mõttes ma tahangi selle seeriaga nagu katta seda algust ja lõppu ja kõike, mis selle vahelt on. Ja kuna meie eesmärk on välja sirutada, minna tänavatele, kohata uusi inimesi, siis ma loodan ja ma soovin selle seeriaga varustada teid minema välja. Ja selle seeria esimeseks tunniks ma võtsin usk pojasse, sest ma usun, et meil on väga oluline tegelikult ise kõigepealt aru saada, mida Jeesus meile rääkis. Me paneksime selle põhi oleks meil, vundament oleks meil tugev, mille peale ehitada. Ja võib-olla ma alustaks sihukese huvitava küsimusega, et siit juba käis ka see igavese elu lootus ja sina, Taimi, rääkisid meile sellest, et me igatseme tulevast, me igatseme seda taevast ja me igatseme kord tõusta koos Kristusega ülesse. Ja inimestel ongi kuidagi selline nagu see igatsus saada igavest elu. Me ei soovi igavesti võib-olla siin maailmas elada, aga me teame, et meil on see igavese elu lootus. Ja me teame, kui me läheme piibli täiesti algusesse, Edeni aeda, siis seal oli elupuu. Me saime süüa elupuust ja elada igavesti, aga peale patu langemist meid eraldati sellest elupuust, sest Jumal ei tahtnud, et me sööksime. Me olime juba eksinud, me olime patu langenud ja nüüd see Jumal ei tahtnud, et see patune loomus igavesti kestaks, et ta eraldas meid sellest elupuust. Aga kui te vaatate tänapäeva maailma, siis inimestel on ikkagi kuidagi nagu kalduvus ja igatsus elada igavesti. Ikka üritatakse igavesti noored püsida ja tehakse igast tooteid, et kuidas ikka võimalikult kaua elada ja noorena püsida ja nii edasi. Ja ma usun, et ka meie endi sees on see igatsus ja tahe olemas. Ja meie igatsus on, et me võiks ühel päeval olla Jumala juures, süüa sealt elupuust ja juua seda eluvett, mida issand meile pakub, et elada igavesti koos temaga. Ja nüüd sa võid selle järgmise slaidi panna. Lähme ilmutus. Lähme ilmutuse raamatusse 22.1 ja 14 räägib meile. Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall. See saab alguse Jumala ja talle troonist. Ja 14. salm ütleb meile, et õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravast sisse. Nii et me näeme ilmutuse raamatust, Jumal räägib meile, et see on kättesaadav jälle ühel hetkel meile. Ja järgmine slaid, palun. Ütleb Johannese 7.38, et kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Nii et ka meie enti ihust võivad voolata elava vee jõed. Sest et kui Kristus elab meis, siis meie saame ka selleks veelätteks. Aga nüüd mul on küsimus teile. Kust me võime piiblist lugeda igavese elu kohta?
kuidas igavest elu pärida? Kas kellelgi tuleb praegu niimoodi hoobilt mõni kirjakoht meelde, mis räägiks sellest? Johannese 3:16. Jaa. Pane see slaid meile. Ma arvasingi, et te selleni jõuate. Johannese 3:16 ütleb meile, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu. Ehk siis Jumala sõna ütleb meile, need, kes usuvad poega ehk siis Jeesust, need ei hukku, vaid et tal oleks igavene elu. Kui paljud teid oskavad tsiteerida peast, mis ütleb Johannese 3:14, 3:15? Või mis ütleb Johannese 3:36? Kas me teame peast neid kohti? Tegelikult see näitab seda, kui oluline tegelikult on tunda piiblit tervikuna. Et me ei võtaks, see on väga hea kirjakoht, ma olen nagu nõus sellega, et see on väga hea kirjakoht, mida teada. Aga kui me vaatame siia salmi algusse, siis ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Kuidas siis? See tähendab, et me peame minema eelmisse salmi, et teada saada, kuidas siis täpsemalt Jumal on maailma armastanud. Et ükski, kes Jeesusesse usub, ei hukkuks, et tal oleks igavene elu. Ja ma soovitan teil lahti võtta see kirjakoht. Võtan endale ka siia lahti selle. Ja me loeme sealt Johannese 3, siis võtame 14. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg ja igal ühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Maailma, eks ole, tööb edasi. Ehk siis, mida ta ütleb siin selle sest nõndaga? Ta viitab sellele loole, kuidas Mooses kõrbes ülendas vaskmaa oli. Inimesed olid, nad ei uskunud Jumalat, nad mästasid Jumala vastu seal kõrbes ja maod tulid neid ründama. Ja Mooses, Jumal sai Moosel käsu, et ta peab tegema nagu vaia või sellise nagu, kuidas seda nimetatakse siis? Ridva pidi tegema, jah, on seal vist see täpne sõna. Ja selle otsa tegema vaskmao ja panema selle sinna nende ette. Ja kõik, kes olid saanud salvatud mao poolt, need pidid vaatama seda ritva, seda risti, kus oli vaskmadu pandud sinna ridva otsa kinni. Ja kõik, kes vaatasid, need saavad terveks. Neil pidi olema usku. Kõik, kes uskusid ja vaatasid selle ridva poole. Me võime mõelda seda, et see on rist ja madu tolles ühiskonnas. Me näeme, vaarotel oli madu. See tähendas seda jumalikkust väga mitmes kohas. Ja kuna nemad olid salvatud madude poolt, nad vaatasid seda risti, kus see madu oli ridva otsa pandud. Ja igaüks, kes seda vaatas, see jäi elama. See ei surnud selle salvamise tõttu. Ja nüüd ütleb Jumal, ütleb siin Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et on oma ainusündinud poja andnud, et ükski, kes temast usub, ei hukkuks, vaid et oleks igavene elu. Samamoodi peame täna meie vaatama Jeesuse risti peale. Just sedamoodi. Ja paneme oma usu ja lootuse tema peale. Et kui meie tema poole vaatame, siis me jääme elama, meil on igavene elu. Aga nüüd läheme, see sama salm jätkub teisel leheküljel piiblis, kui me keerame. Ja läheme Johannese 3:36. Ja see ütleb meile niimoodi. Kes usub pojasse, sel on igavene elu. Aga kes ei kuula pojasõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Okei, oot. Tavaliselt me mõtleme niimoodi, kes usub pojasse, sel on igavene elu, kes ei usu poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala. Ei, siin ütleb, et kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu. Me tahaks nagu öelda, et okei, usub pojasse, sellel on igavene elu. Ja kui me ei kuula, siis et ikkagi meil on ikkagi igavene elu. Et jah, et uskumisest piisab, aga siin näitab tegelikult, et uskumine on võrdmärgiga, et sa pead ka sõna kuulama. Kes usub pojasse, seal on igavene elu. Kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Siin on jälle see piibli see stiil, kirjutamise stiil, kus
kuulmise nagu tegelikult sama tähenduslikult. Just. Ehk siis siit tuleb see tegelikult väga hästi välja sellest salmist. Uskumine tähendab ka tegusid. Võtaksime siit järgmise Johannese 14:21. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Jeesus räägib oma jüngritega siin. Aga kes armastab mind, seda armastab mu isa ja mina armastan teda ning näitan talle ennast. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes on minu saatnud. Siin jälle Jeesus räägib sellest, et kui te mind armastate, siis te peate kõiki neid käske, mida ma olen teid palunud pidada. Et see näitabki see, et me täidame seda, mida Jeesus ütles. See näitabki seda, et me teda armastame. Ja see tegelikult näitab ka seda, et me usume. Ma ükskord kuulsin sihukest head näidet ja minu arust see on nagu jäänud mulle väga meelde ja minu jaoks väga tähendusrikas. Ja see on nii lihtne, aga see aitab meil mõista, mida tähendab siis uskuma. Sest me lugesime, et Johannese 3:36, et kes usub pojasse, selle on igavene elu. Me ju teame, et me tahame igavest elu pärida. Aga kuidas siis see uskumine pojasse nagu on? Ja mõnikord me kuulutame inimestele Jeesusest, siis nüüd, et jaa, ma usun, et Jeesus oli ajalooliselt olemas ja ma usun, et ta rääkis päris häid sõnu ja et see jutt oli tal tegelikult päris õige ja niimoodi. Aga nüüd ma tooks teile näite, mida tähendab uskuma. Kas sa paneksid mulle selle pildi? On natuke udune, aga te ei näete siit küll, ma usun. Et poiss, ma ei tea, jookseb, jalutab siin teel. Seal taga on natuke võib-olla väikene pime kurv. Me ei näe sinna kurvi taha. See poiss jookseb meie poole. Ja järsku me märkame, et auto on tulemas sealt kurvi tagant. Ja me hüüame, poiss, astu teelt. Auto tuleb. Nii, mida see poiss teeb? Kas ta hakkab mõtlema? Jaa, see on päris õige jutt, mis sa räägid, et ma usun, et sa oled olemas. Ma näen sind. Ma usun, et sa oled olemas. Võib-olla, kas ta hakkab arutlema, et need sõnad, mis sa ütled, et need võivad täitsa tõesed olla, et ma olen ju autoteel ja siin võib juhtuda, et autosid liigub. Kas ta hakkab arutlema? Kui ta usub sind, mis sa ütled, siis ta ei hakka kontrollima, sest see võib talle elu maksta, vaid ta astub sealt teelt kõrvale. Kui ta ütleb, poiss, astu teelt, auto tuleb, siis sa hüppad kohe, sa pead koheselt reageerima. Sest võib-olla järgmisel hetkel see auto juba sõitub talle otsa, ta ei ole enam aega reageerida. Ja samamoodi tegelikult meil. Me näeme iga päev inimesi enda ümber. Ja meil on igavese elu sõnad, igavese elu lootus. Ja kui me kuulutame seda sõna, siis kas me reageerime sellele? Kas me reageerime esiteks selle, mida Jumal meile on öelnud, mida Jeesus meile on öelnud ja kuidas reageerivad need inimesed, kellel me sõna kuulutame? Kas me jääme sinna teele seisma, arutlema sellele, kas Jeesus oli päriselt ajalooline isik, kas ta on päriselt, kas see, mis ta rääkis, oli õige või vale, või kas me hakkame diskuteerima või me otsustame ka kohe tegutsedes sellele, mida Jeesus ütles. Ja kui me oleme ära mõistnud tegelikult, et jaa, kõik on oluline, sa võid panna järgmise pildi. Mõnikord me oleme nagu see laps siin tee peal. Jääme ikka sinna tee peale. Jumal, ma olen ikka nii nõrk ja ma ei saa ja ma olen nii andetu ja ma ei suuda ja et ma ei oska ja ma ei saa. Ja kuidagi nagu satume sellisesse nagu enesehaletsusse võib-olla, alahindame kõiki oma võimeid, kõike, mida me teeme. Me oleme ära mõistnud, võib-olla meil on öeldud, aga me jääme sinna tee peale. Istume maha ja haletseme ennast ja ei liigu edasi. Me ei liigu teelt kõrvale, me ei liigu võib-olla ka sinna tee keskele poole. Me jääme lihtsalt sinna maha ja ootame. Ja küsimus on see, kus meie elu viib selliselt.
sa võid panna järgmise slaidi. See tähendab tegelikult, et see näide see, et uskumine tähendab see, et kui ma usun, kui mina sulle näiteks Üllar praegu täna ütleksin, et mine kõrvale, et auto tuleb, siis sa ei hakka kahtlema sellest, kas ma olen päriselt olemas. Ja sa ei hakka kahtlema, vaid sa tegutsed, sa tuled tee pealt ära, sa usud mind. See tähendabki see, et sa reageerid sellele, mis ma ütlen, see näitabki, et sa usud minusse. Mitte see, et kas ma olen olemas, vaid see, et mis ma ütlen, on nagu tõene. Ja samamoodi Jeesus ütles, et uskuge minusse. Ehk siis uskud tähendab kuuletuda tema sõnadele ja tegutseda vastavalt. See on tegelikult see usk, mida me loeme kogu aeg evangeeliumitest ja siin kirjadest, et uskuge Jeesusesse. See on praktiline, see ei ole lihtsalt see, et ma usun, et sa oled olemas või ma usun, et sa tegid seda ja toda ja teist, vaid see, et ka see meie teod näitavad välja seda, et me usume. Nüüd tekib küsimus, et mis siis on need Jeesuse käsud, mis on need sõnad, millele me siis peame kuuletuma? Ja ma ei tea, meie kogudus võib-olla nii palju ei ole räägitud, aga üldiselt ikkagi kogudustes räägitakse, et leia oma kutsumine. Leia see oma koht. Ja ühest küljest see ongi õige, et Jumal on andnud meile kõigile erinevad ande. Ja need kõik on tegelikult andnud koguduse üles ehitamiseks. Näiteks, kui mina olen näiteks oma emaga palju koos viibinud, siis tema on väga külalislahke ja mida rohkem ma temaga koos olen, siis ma õpin, kuidas olla külalislahke. Samamoodi, näiteks sina, Üllar, palvetad. Väga palju kordi olen mina kogenud seda lihtsust, seda ehtsust, seda nagu armastust, hästi siirast, ehedat armastust inimeste vastu. Kadunud inimeste vastu. Ja see on kuidagi inspireerinud, kuidagi nagu pannud mind mõtlema, pannud mind püüdlema selle poole, et leida see. Ja nii edasi, meil kõigil on mingid annid. Anja, Taimi, sina, eestpalvetajana, see siiras hool inimeste eest ja nii edasi. Meil on kõigil mingi and, mis Jumal on meile andnud. Ja see ei ole meile antud lihtsalt sellepärast, et mina saan sellest kasu ja ma olen siin ja teen seda. Ja mõnikord öeldaksegi, et sul on evangelisti kutsumine, sina mine evangeliseeri, meie oleme siin ja meie siis võtame vastu, kes seal tulevad, kelle sa evangeliseerid. Aga tegelikult Jumal on mõelnud see, et meil igal ühel on mingi and ja kui ta tuleb kogudusse, siis sina saad selle andi õpetada, rääkida sellest nii, et ka meie saaksime sellest tugevaks. Ja et see tähendab, et kui mul ei ole õpetaja andi, siis ma ei või mitte kedagi õpetada. Või et mul ei ole külalislahkus andi, see tähendab, et ma ei või külalislahke olla. Ei ole ju nii. Et mul ei ole tervendamisandi, see tähendab, ma ei või kellegi eest palvetada, et ta võiks terveks saada. See on ju vale. Tegelikult meil kõigil on see võimalus ja lihtsalt mõnedel inimestel on eriline and ja võidmine selle üle ja see on sellepärast, et kogudus saaks üles ehitatud, et ta saaks seda jagada, mida Jumal on talle kinkinud ja et õpetada ka teisi selles annis tugevaks saama. Aga mis siis on see koht? Mis on siis see kutsumine, mida me otsime kogu oma elu? Mul on hea uudis teile. Et Jeesus andis juba meile kõigile ühe kutse, mis saame seda kõik täita, kõigi oma andidega. Ja see kutse on tõesti meile kõigile ja ma palun sind, et kes sa saad mulle panna selle järgmise slaidi, kus me saame lugeda Markuse 16:15. Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule, kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Ja teine salm põhimõtteliselt sama, aga natuke teiste sõnadega ütleb Matteuse 28:19. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ehk siis, mis see kokku võtaks? Jeesus ütles, kuulutage evangeeliumi, ristige neid sama, see käib sinna juurde. Tehke nad jüngriteks ja õpetage neid pidama kõike, mida ma olen teid käskinud. Evangeeliumi
kuulutamisest ma räägiksin järgmine kord, sest see on päris ka mahukas osa sellest siis järgmine kord. Aga mis tähendab jüngriteks? Jünger siis järgmine slaid pärineb siis kreekakeelsest sõnast, seda ma ei tea, kas ma hääldan õigesti, mataites on siis see sõna jünger ja see tähendab õpilast, õpetaja või meistri järgijat. Ehk siis jünger, Jeesuse jünger tähendab Jeesuse õpilast, Jeesuse järgijat. Ja Luuka 6:40 ütleb meile, et ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja. Ehk siis me ei ole Jeesusest üle, aga meil on võimalik saada samasuguseks, nagu Jeesus oli. Ja Jeesus ise ütles, et te teete suuremaidki tegusid, kui mina, sest ma lähen üles, aga teie jääte veel siia. Seega, jünger on õpilane. Ja mida siis Jeesus nende me lugesime Mattuse 16:15 ja Mattuse 28:19, mida ta siis nagu mõtleb, et minge tehke jüngriteks? Põhimõtteliselt ta ütlebki, et tehke nad minu õpilasteks, Jeesuse õpilasteks. Tehke nad oma õpilasteks, võtke nad oma käe kõrvale, õpetage neid järgima Jeesust, õpetage neid järgima kõike, mida mina, ehk siis Jeesus, mina olen teile õpetanud ja käskinud. Ja jällegi tekib see küsimus, et mida siis see Jeesus ikkagi käskis ja õpetas, et Jeesus rääkis meile palju taevariigist, erinevaid tähendamissõnu, aidata meil taevariiki mõista. Aga kuidas ta õpetas oma jüngreid evangeeliumi edasi viima? Ja seda me võime samuti lugeda evangeeliumitest, et Jeesus ise kuulutas evangeeliumi, tervendas haigeid, ajas kurja vaime välja. Mattuse 4:23 näiteks, Mattuse 9:35-38. Loeme neid kohti, ma kohe võtan siit endal ka ette. Mattuse 4:23 ütleb nii. Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides, jutlustades evangeeliumi kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas. Ja Mattuse 9. peatükk 35-38 ütleb, ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides, jutlustades evangeeliumi kuningriigist ja parandas kõik haigused ja kõik nõtrused, aga rahva hulka näes hakkas ta neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsa kui lambad, kellel ei ole karjast. Siis ta ütles oma jüngritele, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issand, et ta saadaks töötegijad välja oma lõikusele. Ehk siis Jeesus ise kuulutas evangeeliumi, tervendas haiged, ajas kurja vaime välja, aga siis ta saadis kõige oma lähedasemad 12 jüngrit tegema seda sama. Kuulutama evangeeliumi, kuulutama meeleparandust, tervendama haigeid, ajama välja kurja vaime. Ja hiljem me näeme tegelikult, et ta tegi seda sama oma 70 jüngriga või seal 70 või 72 on seal sulgudes. Ja ta rõhutas neile mõlemal korral, lõikust on palju, aga töötegijaid on vähe. Ja, see ei ole veel see slaid, aga näite, kohe lähme sinna. Ja, et Jeesus rõhutas seda, et asi ei ole tegelikult üldse lõikuses. Lõikus on juba ammu valmis, aga töötegijaid ei ole piisavalt, et seda lõikust sisse tuua. Jeesus tundis ja koges seda ja sellepärast ta ütleski oma jüngritele, minge välja, läkitas neid ja ütles, et tehke jüngriteks, et oleks rohkem jüngreid, rohkem tema õpilasi, kes viiksid Jeesuse sõnumit edasi. Ja mida siis Jeesus käskis teha? Kuulutada evangeeliumi, teha kõik terveks. Ja nüüd me võiks lugeda Luuka 10, pane see eelmine slaid, palun. Luuka 10, 1-12 võtame lahti. Mida ta siis seal tegi? See on see, kui Jeesus läkitas need 70 jüngrit välja. Ja ma loen. Aga pärast seda määras issand veel 70, sulgudes 2, ja läkitas need kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijad välja oma lõikusele. Minge, vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka.
ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt, rahu olgu sellele kojale. Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge, ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Jah, ma ütlen teile, Soodomal on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnal. Ja siit veel 16-20, kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind. Kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu läkitaja. Aga need 70-2 pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid, issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul. Tema ütles neile, ma nägin saatanat, kui välku taevast maha langevat. Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionite peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Ometi, ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Amen. Sa võid siin nüüd järgmise slaidi panna, et siin on nüüd siis väikene kokkuvõte. Mida siis Jeesus oma jüngritele ikkagi ütles? Esiteks ta ütles, lõikust on palju, töötegijaid on vähe, salmis 2. Ja seda annab parandada. Luuka 10.2 ütleb, et paluge siis lõikuse issand, et ta saadaks töötegijad välja oma lõikusele. Te võite iga päev endale panna hommikuks ja õhtuks äratuse. Kris teab. Meil on juba pandud. Hommikul 10.02, õhtu 10.02 ja paluge seda palvet. See on hea meel teada, Luuka 10.2. Paluge lõikuse issandat, et ta saadaks oma töötegijad välja. Ja vaadake, kui te seda mõnda aega palute, mida Jumal teie sees teeb. Kas tekib see igatsus minna? Kas tekib see igatsus minna välja lõikust korjama kokku? Et meil nagu tihti kogudustes on nagu selline nagu tunne, et ei tea, koguduse programm võib-olla on natukene vale, võib-olla meil see hoone ei ole päris suur või ilus või piisav on ju, et võib-olla see koht ei ole päris hea ja ei tea, võib-olla peaks siit ja sealt natuke üle värvima või midagi. Kogu aeg on meil probleemid, miks inimesi ei tule, miks inimesi ei ole. Aga Jumal ütleb, et asi ei ole üldse selles, vaid asi on selles, et me peame välja minema. Kui palju te olete näinud põllupidajad, kes vaatavad, oi, vili on valmis. Ja siis teevad küüniukse tahti jalge. Lõikus, tulge sisse. Et seda ei juhtu. See ei ole niimoodi. Aga võib-olla läheb sinna küünija või sinna hoidlasse, värvib üle, paneb tulukesed ja teeb ilusa muusika, paneb taustaks mängima ja ütleb, et kas nüüd, et äkki Vili, nüüd tulete siit sisse, et vaadake, kui ilus ja mõnus ja hubane meil siin on, et toon need viljaanumad ka sinna valmis, et noh, hüpake sisse siit. Ja see ei toimi niimoodi. Ikka ise, põllumees peab ise minema vilja lõikama ja koguma sisse. Ei ole nii, et teeme uksed lahti, et palun, tulge. Et see ei tööta nii. Et tegelikult ei ole asi selles, et lõikust ei ole, vaid asi on selles, et me ei lähe välja. Ja selleks on Jeesus ütles järgmises salmis, minge välja. Ja mida ta veel ütleb? Ta ütleb, et ma saadan teid kui lambaid huntide sekka. Milline hea karjane saadab oma lambad huntide sekka? Seal on hundid ja ma saadan lambad, minge sinna. Mida need hundid sümboliseerivad meile? On tegelikult päästmata inimesed, õige. Aga keda saatan kasutab? Päästmata inimesi, et meil oleks tagakiusu, et meil oleks rõhumist. Saatan kasutab neid. Aga mida Jumal ütleb? Ma saadan teid sinna, nende keskele. Tagakiusu keskelgi. Ma saadan teid nende keskele. Aga me teame, Jeesus on hea karjane. Ja mida me lugesime enne? Matteuse 28:19.
ta saadab neid, minge siis ja ütleb, mina olen teid käskinud ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ta saadab meid, aga ta ütleb, ta on meiega ka seal, nende olukordade keskel, nende tagakiusu keskel. Ja piiblis väga mitmes kohas päike sümboliseerib samamoodi sihukest tagakiusu või rõhumist. Ja teate seda külvilugu on ja, kui seeme visati sinna ja tuli päike ja hakkas kõrvetama, mida see sümboliseerib? Jälle seda tagakiusu ja rõhumist. Ja tegelikult nende rõhumiste ja tagakiusu keskel tuleb esile, mis tegelikult seal seemnes peidus on. Kas see oli ainult väline, või on see, et kui nüüd tagakius tuleb, ma saan tugevaks ja see saab hakata kasvama. Saab oma kasvujõu ja tugevuse leiab issandas. Et need panevad meid proovile. Jeesus ei öelnud, et ta tõmbab meid neist tagakiusudest ja raskustest välja, vaid ütles, et minge ja mina olen ka teiega seal. Ajastu lõpuni. Iga päev olen ma teie juures. Ajastu lõpuni. Siis ta ütles 4. salmis, ärge kandke kukrut ega pauna. Ehk siis Jumal ütles, Jeesus ütles, et minge, usaldage mind. Minge ja Jumal varustab teid. Mõnikord me ütleme, et ei saa minna, mul ei ole piisavalt raha, meil ei ole piisavalt ressursse, et korraldada midagi või minna kuhugile, me ei saa, mul ei ole seda ja teist, aga Jumal ütleb, et tööline on oma palka väärt. Siin hiljem ütleb seda. Sest tööline, see on salm 7, sest tööline on oma palka väärt. Kui meie teeme Jumala riigi tööl, siis Jumal on lubanud, et tema varustab. Võib-olla sa annad täna oma viimase ära, aga Jumal ütleb, et tema on ustav. Tema varustab sind, isegi kui sul ei ole mitte midagi. Ja mida me näeme pärast hiljem? Need jüngrid tulid tagasi ja nad oli kõike. Ja neil ei olnud milleskist puudu. Ja see on hästi huvitav, et tol korral, mida Jeesus tahtis neile õpetada, et nad usaldaksid täielikult Jumala peale. Kui meil on mingigi inimlik, füüsiline, raha on tavaliselt siuke, mis annab meile turvatunde, et ma ei pea nagu muretsema, vaata. Aga kui meil ei ole mitte midagi, ei ole isegi seda rahalist ressurssi, siis meil ei ole mitte kellegi muu peale loota kui ainult Jumala peale. Ja sellepärast Jeesus ütles, minge ja ärge muretsege. Hiljem ta küll ütles, et nüüd minge ja võtke oma kukkur ja nii edasi. Aga sellel korral ta saatis nad välja, et õpetada neile õppetund, et Jumal varustab neid, et nad usaldaksid Jumalat. Ja meil on ka see oluline, et me õpiksime usaldama Jumalat, et tema varustab, tema kannab hoolt selle eest, et meil ei puuduks midagi. Ja need õpilased läksid ja me võime piiblist, eriti apostlite teod on ja apostlite teod räägivad meile, mis apostlid tegid, nagu nimigi ütleb on ja. Ja me võime näha, et Jumal varustas nendes olukordades neid. Neil oli süüa, neil oli kõike. Oli ka muidugi neid hetki, kus Paulus isegi ütleb, et ma olen pidanud kõike kannatama, kõike taluma, nälga ja olema alasti ja samas ta ütleb, et olen ka õppinud olema ilma ja ka rikkuses on ja. Et need on erinevad ajahetked, aga Jumal on lubanud nendes kõigis hetkedes meile varustatust. Nii, siis järgmine punkt, sa võid slaidi vahetada, ütleb meile, et otsige rahulaps. See on siis meil 6. salm, jaa. Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal. Kes on see rahulaps? Kes on rahulaps? Kas keegi on kuulnud seda üldse, seda mõistet? Rahulaps on keegi, kelle elus töötab Jumal. Näiteks naine kaevul, kui Jeesus läks Samaariasse. Naine kaevul oli see rahulaps. Jumal tegi tema sees juba tööd varasemalt. Ja mis veel iseloomustab rahulast? Ta on keegi, kes on avatud Jumala sõnale ja üldjuhul on ta ka võtmeisik järgmiste inimesteni. Naine kaevul oli see võtmeisik. Tema päästmislugu, tema tunnistus avas tee kogu Samaaria kogukonnale. Ja pärast jõuame selle juurde tagasi. Aga jätke meelde, rahulaps, otsige rahulaps. Kuidas me saame
kui me läheme välja evangeeliumi jagama, kuidas me nagu teame, mida otsida, kui meil ei ole juhtnöör, aga Jeesus ütleb meile, et otsige rahulast. Nüüd me teame, meil on mingi eesmärk, mida me teeme, me otsime rahulast. Ja ta ütleb, kui te leiate selle rahulapse, siis jääge samasse majja ja sööge, mis teile pakutakse. Miks see on oluline? Ehk ta ütleb põhimõtteliselt sellega, et püsige selle inimesega, töötage koos temaga nii-öelda, tehke neist jüngrid, õpetage neile, mida mina olen teid käskinud. Ärge jookske majast majja, ärge lihtsalt on oluline et me läheme ja kuulutame evangeeliumi paljudele inimestele. Aga kui me oleme leidnud selle rahulapse, siis jääme nende juurde, oleme nende kõrval, aitame neil õppida tundma Jeesust. Ärme lihtsalt ütle, et tule kogudusse. Mis koguduses toimub? Koguduses on kristlased ja nende ei ole veel kuulnud midagi päästest ega midagist. Nad ei saa aru, siin on nii palju asju, kui neil ei ole püha vaimuga, ei ole ristimist või ei ole ristit üleüldse, siis nende jaoks jäävad väga paljud asjad segaseks. Sellepärast on oluline istuda nende inimestega maha ja teha neile nullist kõik selgeks, enne kui nad üldse saavad tulla. Ja et eesmärk ei ole siis lihtsalt ainult evangeliseerida, et minge väljage, otsige ja siis jätke nad sinna üksinda umbes või umbes, et lihtsalt kutsuge kuhugile enda sekka. Seda saab ka teha. Aga et meil ei ole see arvuliselt ei ole vaja nagu saada suuri numbreid, vaid et meil on vaja saada, et need rahulapsed võiksid kasvada issandas, võiksid saada vastu võetud selle õpetuse, mida Jeesus meile jättis. Ja ta ütleb, et kui teid võetakse vastu, siis tehke terveks sealsed haiged. See on ka käsk. Ei ole nii, et Jeesus ütles, et minge ainult ja kuulutage evangeeliumi, ütles, et tehke ka terveks. Me ei saa jätta seda osa välja. Sest mida see tähendab, et Jumala riik on teie lähedal? Mida tähendab Jumala riik on meie lähedal? Kui me näemegi seda, mida Jumala riigis toimub, ei ole mitte mingeid haigusid, ei ole mingisuguseid rõhumisi ja me võime lugeda ilmutusraamat, mis tähendab, mis Jumala riigis toimub. Ja kui me kuulutame, et Jumala riik on teie lähedal, meie jüngritena, kui me läheme välja, meie toomegi selle Jumala riigi maa peale, kuulutades, tehes terveks inimesi, paletades, vabastades. Terveks tegemine tähendab ka seda, et ka kurjadest vaimudest saavad inimesed vabaks. Sest väga paljud haigused on, mitte kõik, aga väga palju asju on seotud, kui inimesed on seotud kurjade vaimude poolt. Seega, kui nad ütlevad, et Jumala riik on teie lähedal, see näitabki seda, et need asjad toimuvad, need toimivad. Jumala riik on tulnud teie lähedale. Siis järgmine slaid. Ja veel ütles Jeesus, kui teid ei võeta vastu, mida siis teha? Siis ta ütleb, et minge välja selle tänavaile ja pühkige tolm jalgeid ja öelge, ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Nii, ma jätaks korra selle pausile. Ehk siis, mida meil on tavaks, kui me kuulutame kellelgi, ta ei võta vastu. Ma nii armastan sind, ma nii tahaks, et sa ei sureks. Ja me hakkame veenma ja pommitama teda võib-olla, ma ei tea, mitmeid päevi ja aastaid ja me panustame ja üritame ikka, et äkki sa ikka saaksid, võtaksid Jumala oma ellu vastu. Aga Jeesus ei õpeta nii, et me peaks nüüd kuidagi hoidma tast kinni vaid Jeesus ütleb, et kui ta ei võta, lase lahti, lase tal minna ja mine ja pühi oma jalgtolmet ja mine edasi. Miks see on oluline? Ma jõuan selleni uuesti tagasi. Aga miks on väga oluline? On see, et mõnikord on see, kui me hoiame inimesest 10 küünega kinni ja ei anna talle, ta ei ole valmis vastu võtma. Ja me nii tahame ja pinnime, sest tegelikult iga kord, kui me tuleb jälle see nagu meie poolt see nagu sõnum või see nii-öelda, kuidas seda ütelda, siis nagu iga kord, kui me temaga kõneleme, siis tema süda nagu paadub ja läheb kõvaks ja võib-olla tekib üldse vastumeelsus üldse kristluse või Jumala suhtes ja lõpuks ta ei suuda üldse ennast avada. Aga kui me ühel korral ütlesime ja anname tal olla
siis Jumal saab selle seemnega tööd teha. Ja ühel hetkel see on Jumala arm, kui nagu Kristel ka ütles, et mõnel inimesel 30 korda on vaja, et keegi annaks selle nagu sõnumi, selle signaali, üldse mingisuguse kokkupuute Jumalaga. Ja võib-olla sina olid see üks kord, esimene kord sellest 30, võib-olla sa olid 15 kord sellest 30. Aga ära lase ennast heidutada. Kui ta ei võta vastu, liigu edasi. Ja sa võid palletada selle inimest muidugi. Aga liigu edasi, sest tegelikult on neid nii palju rohkem, kes on praegusel hetkel avatud ja kes võtavad selle rõõmuga vastu, nad imavad selle sisse, need on need rahulapsed. Ja kui ei võta vastu, siis täna see ei olnud tema päev, aga võib-olla sa jõuad tagasi selle inimese juurde, kus Jumal on tema sees seda tööd teinud ja ta ühel hetkel on see rahulaps. Ühel hetkel ta on see inimene, kes võtab vastu selle sõnumi. Nii. Ehk siis esimene samm, kuidas me siis üldse selle rahulapseni võime jõuda on, me peame välja minema. Kui me kodus istume, siis kas me jõuame selleni? No, Jumalal on palju teid, võib-olla me saame ka kuskil netiavaruses on ja selle inimese kokku, ja see on ka võimalik, aga kõige parem viis on see, kui me astume välja, hakkame liikuma. See on kõige olulisem. Lihtsalt mine välja. Ja on endal niisugune huvitav näide sellest, kus me alles kolisime siia ja me läksime traktaati jagama. Mina ei ole kunagi nagu kogenud, et traktaadi jagamine on nagu midagi nagu minulikku. Ma ei oska seda ja on inimesi, kellele traktaat mõjub. Aga minul on kogu aeg südames on see, et ma pean inimesega rääkima. Ja ma ei saa lihtsalt, et viskan pihku ja umbes annan nagu Jumala hooleks selle asja. Ja mõtlesin, et okei, see ei ole minu teema, aga ma lähen ikkagi välja. Ja see oli huvitav, kuidas Jumal juhtis ühe inimeseni. Ja selleks üheks inimeseks sai Silvi. Mina ei teadnud kedagi siit kogudusest ega üldse ei ennast väga kedagi. Minu jaoks ta oli nagu, ma teadsin, et ta on käinud siin, on ju. Et ma nii palju teadsin, et ta on koguduse keskel olnud. Ja ma läksin ta käida, et mis sa ootad siin, et kas sa kuidagi aidata, nagu, et ta ootas seal kubipoe ees. Ja siis ta ütles, et et tema ootab siin Enno Tuulikut, et pidi tulema, aga juba on nagu aega mööda läinud ja ei ole tulnud. Ja ma ütlesin, et okei, aga kus sa nagu minema pidid, äkki me saame aidata ja viia sind kuhugile. Ja siis ta ütles, et tema läheb sünnipäevale, Kerli ja Taimi juurde. See oli nii huvitav. Okei, üks asi viis nagu teise asjani. Ja sellel hetkel ma kogesin seda, kuidas Jumal juhib nagu, ma ei tea, kui palju sa ise Taimi või Kerli mäletate sellest päevast. Aga tõesti, üks inimene, see, et ma läksin välja, ma võisin kohtuda Kerli ja Taimiga. Ja meil sai väga hea suhe, eks ole. Ja Taimi oli see rahulaps, võttis avasüli vastu, kutsus mu sünnipäevale. Ta läks siis see Silvi läks sünnipäevale. Mina olin täiesti kont võõras seal. Ja siis mulle öeldakse, et tule ka sisse, tule ka sünnipäeva. Ma olen nagu, okei, Jumal, ma olen siin ja kuidas ma saan aidata. et see on see, et me astume välja, teeme selle esimese sammu ja vaatame, kuhu Jumal juhatab. On muidugi neid näiteid, kus Jumal näiteks eelnevalt meile ilmutab meie isiklikus ajas, annab kas nägemuse, unenäo või toob meil südames, kerkib esile mingi pilt, mingisugune asi, näiteks ma ei tea, võib-olla Jeesus sai oma palvekambris, et kaev, okei, hakkas liikuma päeval, jõudis kaevuni, jäi sinna ootama, Jumal, mis edasi, tuli naine, on ju, et see on see, kuidas Jumal saab teha, meie lähme liikvele ja Jumal tuleb oma osaga. Ja me võime näha ka jällegi apostlite tegude raamatus, kus ka mõni jünger sai nägemuse, et mine sellele tänavale, läks, tee seda. Saame konkreetsed juhtnöörid, aga alati see ei ole nii. Meil on vaja minna. Mis veel? Ja mõnikord, kui me oleme väljas tänavatel, siis me võime kogeda, me läheme mööda ja järsku mingi inimene näiteks kuidagi hakkab eriliselt nagu sa kuidagi tunned mingit tõmmet, nagu vaim tõmbab sind tema poole. Sa võib-olla lähed isegi algul mõõda, et äkki unustab ära, aga kuidagi peas jääb ketrama see üks ja sama inimene, et ma pean ikka minema ta juurde. Ja enne kui sa ei lähe ja ei kõneta teda, ei räägi temaga, siis sa ei saagi päriselt teada. Aga üsna tõenäoline see, et Jumal on su juhtinud tema juurde. See on see, kui meie sees elab vaim, siis ta juhib meid.
ja kui me ära tunnetame selle vaimutasase hääle meie sees, siis me saame seda teada. Nii, aga ma tookski, mõtlen võib-olla, see oli salm ka siin lõppu. Jeesus ütles sinna lõppu ka, et kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind. Kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu läkitaja. Ehk siis tõesti, kui meid ei võeta vastu, siis meil ei ole mõtet võtta mingisugust erilist, ma ei tea, mõnikord me võtame seda kuidagi nii raskelt, elame läbi nagu umbes, et see oleks meie pihta, et ma ei tea, nüüd ta ei võtnud mind vastu, see on seepärast, et mina olen halb inimene või ma olen see või too või. Aga tegelikult Jeesus ütleb, et kui ta ei võta vastu, siis ta ei võta mind vastu, sest see sõnum oli see, et ta võtaks mind vastu. Aga tegelikult ta ei võta ja tegelikult kui ta ära keeldub seda sõnumist vastu võtmast, siis ta mitte lihtsalt ei lükka kõrvale Jeesust, vaid tegelikult Jumala enda. Aga ma ei tea, teil on piiblid kaasas, ma ei tea, kas te tahate jälgida. Nüüd ma hakkaks käima natuke neid näiteid läbi, mis siin piiblis on, et te päriselt näeksite, et see, mis ma räägin, see ei ole lihtsalt, et Jeesus andis selle oma jüngritele seal Iisraelis kuskil kaugel ammu aega tagasi, täna enam üldse ei kehti, on ju. Vaid me näeme seda, et Jeesus küll andis oma 12 apostlile selle käsu, ta andis ka hiljem suuremale hulgale jüngritele, aga siis me näeme hiljem, näiteks Paulus, kes üldse ei käinud koos Jeesusega, tema tegi neid samu asju, mida Jeesus käskis. Ilma, et ta ei oleks nagu Jeesusega käinud. Aga mida? Ta õppis nendelt jüngritelt, kes olid, jünger tähendas õpetas järgima, mida Jeesus käskis. Ehk siis ta tegi neid samu asju. Ja nüüd me võtame apostlite 3. peatükk esiteks. Mul vist ei ole neid slaide siin nende kohtade. Aga sealt me võime näha. Võtan endale ka siia lahti. Midagi lendas. Aitäh sulle. Nii. Apostlite 3. peatükis me näeme, kuidas Peetrus ja Johannes tervendavad jalutu. Nad leidsid mehe, palvetasid tema eest, too sai terveks ja hakkas neil kannul käima. Siis jooksis rahvas kokku ja Peetrus pidas kõne. Jälle, üks inimene, tema tervenemine tõi suure rahva hulga kokku, kes sai jälle kuulata evangeeliumi. Ja mida Peetrus rääkis neile? Peetrus räägib neile patust, kuidas nad on Jeesuse oma elujuhi risti löönud, kuigi teadmatusest. Ja siis ta ütles, et mees uskus Jeesuse nimesse. Me just täna rääkisime, mida tähendab uskumine? Kuuletumine. Praktiliselt. Ta tõusis, ta kuulis, ütles, et Jeesus võib sind päästa, tõusis püsti, ta sai terveks. Ta uskus Peetruse sõnu. Ja Peetrus ütles, et mees uskus Jeesuse nimesse ja sai tervenemise Jeesuse läbi. Ja nüüd ta ütleb salmis 19, parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks. Nii, siis ta räägib kuulajaskonnale, et kõik, mis prohvetite kaudu on tõotatud, peab täide minema, enne kui Messia Jeesus tagasi tuleb. Mis siis juhtub? Neid võeti kinni. Aga me loeme apostlite 4.4, et arvult umbes 5000 meest hakkas uskuma. Üks jalutu kuskil templis sai tervenemise ja 5000 inimest hakkas uskuma peale seda, sest nad kuulsid evangeeliumi. See on see, kui me läheme leiame rahu lapse. See viib järgmiste inimesteni, kes saavad uskuma hakata. Apostlite 8. peatükk räägib meile Filippusest Samaarias. Tema siis ei olnud apostel Filippus, vaid see oli keegi jünger. Tema tuli Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust. Rahva hulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles ja tegi. Salmis 12 loeme. Kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest. Ja siis ristiti nii mehi kui naisi. Mida me alguses täitsa lugesime, Jeesus, minge ja kuulutage ja ristige neid. Kuulutage evangeeliumi ja ristige neid. Ja siis ristiti nii mehi kui naisi ja sündis tunnustähti vägevaid tegusid. Salm 7 ütleb, et ka rüvedad vaimud läksid välja valju häälega kisendades. Palju halvatuid ja jalutuid sai terveks. Ja kui Jeruusalemma apostlid kuulsid sellest kõigest, siis nad tulid kohale ja palvetasid, et nad saaksid ka püha vaimu.
sest vaim ei olnud langenud veel kellegi peale nende seast. Nad olid üksnes ristitud issanda Jeesuse nimesse. Nad panid käed neile peale ja samaarsed võtsid ka püha vaimu vastu. Kuidas nad sellest aru said, et neil püha vaimu ei ole? Ja sellest võime lugeda Apostlite 10. peatükis, et püha vaim oli langenud, sest ka Siimon pidi sellest kuidagi aru saama ja mõistes, et see on nagu käte peale panemise kaudu toimib. Ehk siis nad hakkasid tegelikult Jumalat kiitma, ülistama, profeteerima ja nad hakkasid keeltes rääkima. See oligi märk sellest, et püha vaim oli langenud. Seda me näeme ka hiljem. Samas peatükis Filippus ja Eunuhh. Filippul läks edasi. Püha vaim ajas ta kõrbe. Eunuhh loeb seal Jesaja raamatut. Ja kui Filippus kuuleb seal tõllaga juures kaasa käies, et Eunuhh seal loeb seda Jesaja raamatut, siis ta hakkab vastavalt sellele kirjale kohale evangeeliumi kuulutama talle. Ja mida Eunuhh vastas sellele, kui nad oli selle evangeeliumi ära kuulnud? Ei näe, vesi. Mis takistab mind, et ma võiks ristitud saada? Ja Filippus ütleb, kui sa usud kogu südamest, siis on see võimalik. Ja Eunuhh vastas, ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Jälle, me näeme, evangeelium ja ristimine käivad käsi käes. Sellest me räägime järgmisel korral. Aga me näeme, et Eunuhh, tema usk oli see, mis pani ta tegutsema. Ta kuulis, ta uskus ja see usk pani teda tegutsema. Ma tahan ristitud saada. Ja Filippus ristiski Eunuhhi ära ja peale seda püha vaim haaras Filippus ära, me võime lugeda. Nii, Apostlite 9. peatükk räägib meile, Saulus on Damaskuse teel ja siis Hananiasest. See on nüüd see näide, kus Hananias sai täpsed juhised, ta sai nägemuse, kus ta pidi minema, täpse tänava juurde. Selle tänava nimi oli Sirge. Jumal andis talle, rääkis, et seal võtab üks Tarsost pärist mees, Saulus. Ja kõik instruktaasid selleks. Ja mis siis, kui Ananias ei oleks läinud? Ma ei tea, minu oma mõtted äkki. Ma ei tea, mida iganes võib mõelda, kes mina olen, tavaline lihtne jünger siin. Me loeme, et ta oli täiesti tavaline lihtne jünger. Siin ei ütle, et ta oleks apostel või et ta oleks kuidagi nagu, ent Damaskuses oli üks jünger. Jünger, nii nagu sina ja mina võime täna olla. See üks jünger. Ja mida me võime lugeda? Et Ananias läks ja tegi nii, nagu issand oli käskinud. Ja Ananias ristis ta. Ja Saulus sai täis püha vaimu ja tema elu oli kardinaalselt muutunud. Paulus on kirjutanud enamus kirjadest meile täna. Vaadake, kuidas üks väike jünger, üks lihtne tavaline jünger, kes oli sõna kuulelik Jumalale, läks ja ta pööras ühe inimese ja Pauluse elu läbi on nii palju inimesi tulnud Jumala riiki. Isegi meie oleme täna mõjutatud sellest Pauluse elust, tema kirjadest, mis ta kirjutas. Aga see algas sellest Ananiasest, kes oli kuulekas Jumalale. Nii et ära alaväärtusta seda, kes sa täna oled. Jumal saab igat ühte kasutada. Siis Apostlite 9.33 loeme Peetrusest, Lüdas ja Aineas. Ehk siis Saulus, ehk siis tänapäeval me teame, Peetrus oli see rahulaps, keda Ananias kohtas. Aga nüüd siin 9.33 oli siis jälle rahulapseks Aineas. Tema oli juba halvatuna olnud voodis 8 aastat. Ja Jeesus tervendas tema. Kui Peetrus ütles talle, et tõuse ja oma asja korda. Ta uskus ja seepärast ta tõusis ja sai terveks. Ja mida me võime lugeda seal on, et kõik Lüüda ja Saaroni elanikud nägid teda ja pöördusid issanda poole. Jälle, üks rahulaps, üks inimene, aga tema kaudu tuli Lüüda ja Saaroni elanikud said pöörduda issanda poole. Nüüd Apostlite 9.36 me loeme Tabita kohta, kes sai selleks rahulapseks. Tema suri. Ta oli teada-tuntud inimene, sest ta jagas palju almuseid. Nii et ta oli sükene ühiskonnategelane, keda tunti. Ja kui Peetrus oli seal Lüüdas, siis ta kutsutigi sinna Lüüda lähedale Jopesse. Ja Peetrus terendas. Tabita ärkas ellu.
andis talle käe, tõstis ta püsti. Ja kui see sai teatavaks kogu Joppes, siis hakkasid paljud uskuma Issandasse, võime lugeda. Apostlite 10 räägib meile Korneliusest ja Peetrusest. Kuidas Kornelius, kes oli siis Itaalia kohordi pealik, väga jumala kartlik, samuti jagas almuseid. Temas Jumal oli juba tööd teinud tema sees. Samamoodi tegi, ta palus alati Jumalat. Ta oli jumala kartlik, nagu me täna Christopher ütles. Ta oli jumala kartlik. Tas oli see jumala kartus. Ja Kornelius sai seekord nägemuse, aga Peetrus sai ka nägemuse. Jumal nagu kõletas mõlemad pidi. Ja tõesti me näeme, et Peetrus läks, oli sõnakuulelik, see Kornelius oli see rahulaps. Ta kuulutas evangeeliumi ja püha vaim langes. See oli nüüd eriline sellepärast, et tavaliselt on see, et ristitakse ja siis saab püha vaimu ani, nii nagu me apostlite sealt teisest peatükist võime lugeda. Aga seekord see toimus teistpidi, sest et Peetrus isegi ei arvanud, et paganad võiksid saada üldse püha vaimu, et Jumal oleks nagu neid õigeks mõistnud. Aga me tegelikult teame, et Jumal juba lubas Abrahamile, et paljud rahvad tulevad ja saavad osa sellest. Nii et tegelikult ja pärast seda, kui püha vaimu ei langenud, siis Peetrus ütleski, kas keegi võib nüüd vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu nõnda nagu meiegi. Ja ta käskis neid ristida Jeesuse Kristuse nimesse. Ja siis me loeme, Peetrus jäi mõneks päevaks nende juurde. Samamoodi nagu Jeesus siin eelnevalt me lugesime, ütles, et ärge käige majast majasse, vaid jääge ja õpetage neid nüüd ja olge nende juures. Apostlite 13. peatükk, sealt 38-39, Paulus ja Barnabas on Antiookias ja sealt me võime lugeda näite selle koha pealt, kus ei võetud vastu, mida nad tegid. Paulus, kes ei käinud Jeesusega, aga ta oli õppinud nendelt jüngritelt. Seda sama, mida me lugesime, mida Jeesus õpetas oma jüngritele. Olgu siis teile teada, mehed, vennad, et tema kaudu kuulutatakse teile pattude andeks andmist ja see õigeks mõistmist, mida te ei suutnud leida Moosese seaduses, on temas, kelles see on täielikult võimalik igale inimesele, kes usub. Ja järgmisel hingamispäeval kogunes kogu linn Issanda sõna kuulav. Nad siis kutsusid, see on Salm 44, kutsusid siis teda tagasi, aga siis nad nägid ja juudid hakkasid põlgama Paulust ja Barnabast. Ja Paulus ütleski siis, et nad nüüd lähevad paganate juurde, sest nemad hülgasid nagu või põlgasid ära selle. Ja me loeme Salmis 48, seda kuuldes rõõmustasid paganad ja ülistasid Issanda sõna ning said usklikuks nii palju, kui neid oli määratud igaveseks eluks. Juusid äsitasid kõrgemast seisusest jumalakartlikke naisi ja linnaülikuid taga kiusama Paulust ja Barnabast, kihutades nad välja sellest piirkonnast. Ja mis tegid Salmis 51, me loemegi. Paulus ja Barnabas raputasid tolmu oma jalgadelt nende peale ja läksid Ikooniani. Ja kohe apostlite 14 on kohe sealt edasi, me võimegi lugeda. Tundub, et suur vastuseis, tagasilöök nii-öelda, ei võetud vastu. Nad läksid Ikooniani ja me võime lugeda. Ikoonianist oli suur hulk juute ja kreeklasi usule. Ära jää sinna. Ära lase ennast morjenda, liigu edasi, sest seal on need rahulapsed, kes sind ootavad. Ja me näeme seda kogu aeg peatüki kaupa, kuidas see toimib, kuidas siiani toimib. Paulus ja Siilas oli Troaseses, me loeme Salmist 16:8. Ja Paulus nägi öösel nägemuse. Üks Makedoonia mees seisis ja palus teda, tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid. Ja siis nad püüdsidki Makedooniasse minna ja jõudsid Filippisse, see on siis tähtsaim linn tolles Makedoonia osas. Ja nad läksid siis hingamispäeval sellisesse palvepaika ja rääkisid kokku tulnud laistega. Ja seal oli üks naine, Lüüdia, Salmis 14 võime lugeda tema kohta. Ja me loeme, et issand avas tema südamed ja tema ise ja ta pere siis võtsid vastu Jeesuse. Ja nad said ristitud. Ja see naine Lüüdia siis kutsus ka Paulust ja Siilast enese juurde koju. Jällegi, Jumal ütleb, mina varustan teid. Nad läksid, nad leidsid rahulapse. See kutsus neid enda juurde. Nad jäid sinna, sest miks me teame, et nad jäid? Sest siit edasi me loeme tegelikult
Aga sündis, et kui me läksime palvepaika, siis tuli meile, siit läheb edasi 18 salm ütleb, seda tegi ta mitu päeva. Nad olid ikka veel sealt samas paigas. See tähendab, nad jäid sinna. Ja pärast siis nad ajasid seal ühel torjatarilt on ju kurja lausu ja vaimu välja, neid pisteti vangi ja nad hakkasid Jumalat kiitma, ülistama ja mis me sealt kõik loeme on ju, et äkitselt sündis suur maa värisemine salmis 26 ja vangihoone alused vappusid ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla. Kui nüüd vangivalvur unest ärkas ja nägi vangla ukse lahti olevat, tõmbas ta mõõga ja tahtis end tappa, arvates, et vangid on põgenenud. Ja Paulus ja Siilas siis kõnetaksid teda, et ära teene selle kurja, sest me kõik oleme siin. Ja ta küsib, et isandad, mida ma pean tegema, et pääseda? Aga nemad ütlesid, usu issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere. Ehk siis nad rääkisid issanda sõna temale, vangivalvurile. Vangivalvur oli siinkohal see rahulaps, kelle läbi tuli ka kogu tema pere. Sest me loeme pereusule, sest me loeme salm 34. Vangivalvur oli ülirõõmus, et ta kogu perega oli hakanud Jumalasse uskuma. Apostlite tegu 18.7 on Paulus Korintoses. Korintuse juudid ei võtnud teda vastu, aga need tõrkusid vastus ja pilkasid Paulust. Siis Paulus siis jälle pühkis tolmu oma rõivastelt ja ütles neile, teie veri tulgu teie peale, mina olen puhas. Nüüdsest peale lähen ma paganate juurde. Eks ta mõtleb neid, kes ei olnud siis juudid. Ta lahkus sealt ja läks Jumala kartliku mehe kotta, Tiitius Justus. See koda külgnes siis sünagoogiga. Ja seal oli siis sünagoogi ülem Krispus, kes siis sai selleks rahulapseks. Sest me võime lugeda jälle, kogu oma perega hakkas siis selle koja ülema Krispus siis sünagoogi ülem Krispus hakkas kogu oma perega uskuma ja ka palju korintlasi hakkas Paulust kuulates uskuma ja nad ristiti. Ja neid asju võiksid veel ja veel lugeda, aga miks nad siis uskusid ikkagi, on küsimus. Jumala sõna ütleb meile, tõde teeb meid vabaks. Need inimesed kuulsid ja mõistsid, et see ongi tõde, mida neile, ja et see vabastab neid. Ja see on nagu moment nagu inimese elus, et järsku loksub nagu kõik paika. Järsku nad mõistavad ära. Kui Jeesus jüngrid ei oleks rääkinud, siis nad ei oleks saanud uskuma hakata. Siin jälle enne teenistust tuli see koht jälle esile, eks. Et on vaja kuulutajat ja kui nad kuulsid tõde, siis nad said vabaks ja see vabadus tõi neid otsusette uskuda või mitte. Sa paned mulle järgmise slaidise roomlastele 10, 13, 15, 17 ja 16. Sest igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei ole läkitatud? Järelikult usk tuleb kuuldu aga Kristuse sõna kaudu. Siiski mitte kõik ei ole saanud kuulekaks evangeeliumile ja siin siis peetakse silmas, et kõik, kes kuulavad, ei võta ka seda vastu. Aga meie ülesanne on kuulutada. Tähendab, mida me siit loeme? Siin ütleb, et kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud. Aga meid on läkitatud, Jeesus ise ütles, minge. See ongi läkitus. Me ei pea ootama, et pastor tuleb su juurde, ütleb, et nüüd mine või keegi teine vaimulik, mingisuguse nimetusega vaimulik tuleks ja ütleks, et mine. Vaid Jeesus on selle kutse andnud meile kõigile. Minge. Minge tehke jüngriteks. Ja õpetage pidama kõike, mida ma olen käskinud. See tähendab, kui meie läheme ja meie kuulutame, siis saavad inimesed kuulda, nad saavad tulla otsuse ette ja nad võivad hakata uskuma. Meie töö ei ole inimesi uskuma saada. Meie võimuses ei ole see. Vaid meie võimus on see, et me saame neid juhatada selle otsuseni. Et nad saaksid teha oma valiku. Ja me saame öelda, vali elu tee.
et vahel me tõesti võtame selle liiga suure pinge enda peale, et nüüd kindla peale on see vaja, see inimene peab nüüd pöörduma. aga see ei ole meie teha. Ta ei ole võib-olla täna valmis, ta ei ole võib-olla täna selles kohas. Liigu edasi ja leia see inimene, kes täna on valmis, kes on oodanud seda momenti. Võib-olla ta on just lugenud piiblit. Nii palju tunnistusi sellest, kuidas inimene läheb lihtsalt välja, järsku satub kuhugile a la mingisuguse juuksuri mingi ukse ette on ja seal seisab üks mees. Näed teda, vaatad, teil oli võib-olla mingi füüsiline nagu ka mingi, nagu oli, ma ei tea, ala karguga või mida iganes, et oli mingi füüsiline haigus ka, oli näha on ja küsid, kas ma saan sinuga nagu rääkida ja sinu eest palvetada on ja siis tuleb välja, et see inimene on tegelikult saanud päranduseks piibli ja ta on lugenud Jumala sõna, aga keegi ei ole talle seletanud seda. Aga kuidas talle saabki seletada, kui me ei lähe välja ja me ei räägi, me ei kohta neid inimesi, et seepärast on nii oluline minna välja ja et me saaks kuulutada, et me saaks inimesi juhatada Jumala juurde. Ja Jeesus ise ütleb tõesti, et me ei pea neile inimestele nagu peale käima, et nüüd enne sa siit ei lahku, kui sa oled usku pöördunud on ja. Vaid ütleb, või tolmi alge, et mine edasi, kuni sa leiad selle rahulapse. Ja võib-olla kui Jumal lubab, siis mõnel teisel päeval on see inimene juba oma elus selles kohas, kus ta võtab vastu Jumala. Aga vähemasti oleme meie oma töö teinud ja kuulutanud. Meie ülesanne inimene anda talle see valik, tuua ta sinna selle otsuse ette. Sa võid järgmise slaidi panna Luuka 10, 25-29. Ja see räägib siis, pealkiri ongi, et kuidas siis pärida igavest elu, küsib üks sealt. Ja Jeesus ütleb, et mis sulle siis Jumala sõna õpetab, et ütleb, et armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Ja Jeesus ütleb talle, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Mida see siis tähendab? Me võime jälle mõelda natuke tagasi selle poisi peale, kes seal teeb. Kui sa tead, et inimene läheb kuristikku või ta läheb, keegi auto tuleb, kui sa armastad oma ligimest, kui sa armastad inimest, siis sa hoiatad teda ja ütled talle, tule ära tee pealt, sa saad surma. Kui sa üldse ei hooli, siis sa lihtsalt vaatad pealt. Minul endal on olnud selline isiklik kogemus sellest, kus ma oleks peaaegu surma saanud. Ja see nagu, ma tulin koolist, hakkasin üle tee minema, vaatasin paremale vasakule, seal vasakul oli siis bussipeatus, kus seisis üks auto, ta ilmselt kas ootas kedagi, kes peaks bussi pealt saabuma või siis tahtis bussi peale minna. Ta seisis auto, lihtsalt seisis seal. Mina vaatan vasakule paremale, ühtegi autot ei tule. Ma hakkan minema ja murdosa sekund hiljem ma kuulen signaali ja minu eest vuhiseb niimoodi läbi üks suur rekka. Ja ma siiamaani ei tea, kuidas on see võimalik, sest ma vaatasin, tee oli täiesti puha. Ma hakkan minema ja siis sõidab rekka eest läbi. Ja teate, isegi see helisignaal see lihtsalt oli nii murdosa sekund hiljem. Ma ei jõudnud sellele reageerida. Ja mida see paneb mind mõtlema on see, oluline on, et ka me anname õiget signaali välja. Et see sõnum, mida me välja anname inimestele, et see tõesti hoiataks, nad saaks sellest aru. See helignisaal, see ei aitanud mind, ma oleks surma saanud ikkagi, sest ma ei jõudnud, see tuli liiga hilja. Et tuleks õigel hetkel inimeste ellu ja et see oleks võimalikult selge ja arusaadav see sõnum. Et see on nagu mu südamel, et me tõesti jagaks seda õiget evangeeliumi ja sellest me räägime järgmisel korral. Et me tõesti, me oleks valmis rääkima ja sekkuma õigel hetkel. Et seda nii-öelda siis olema kuulakad sellele sõnale. Ja Matteuse 10, 32-33 ütleb meile, igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, tunnistan minagi oma isa ees, kes on taevas. Aga kes iganes minu ära salgab inimeste ees, selle salgan minagi oma isa ees, kes on taevas. Nii et olgu meil tõesti usku Jeesusesse ja kuulekust
kuuletuda tema sõnale, teha nii, nagu ta ütles. Siis see on Jumala tõotused on selle taga, et tema kannab, tema on selle taga. Olgu see siis kirja pandud sõna, kui me piibli näol nii-öelda, kui me piiblit loeme, või on see mingi isiklik sõna, mida ta täna sulle on öelnud, mine räägi sellega või mine sinna või tee toda. Ole kuulekas selle sõnale, sest mõelge natuke selle peale, kui me ühel päeval seisame Jumala ees, kas Jumal saab meil kohut mõista millegi üle, mida me ei ole teadnud? Jumala sõna ütleb, et ta mõistab meid hukka igast meie sõnast ja mõistab õigeks või hukka igast meie sõnast ja ta selle üle, mida me teame. Seega, me võime mõelda, et okei, siis kui veel ei olnud, ütleme, vahepeal tuli see reformatsioon, et baptisti liikumine tuli, et ristimine on väga oluline. Kui enne seda inimesed ei tähtsustanud seda või nad ei teadnud selle kohta, kas Jumal saab neid hukka mõista? Ei, aga Jumal saab hukka mõista ja õigeks mõista selle põhjal, mida nad teadsid. Kui sina täna tead, mida Jumal tahab, et me täna teeksime ja sa otsustad, et ma ei tee seda, siis Jumal küsib su käest. Sa teadsid, aga sa ei teinud. Ja sellest oli üks teine jutlus, mida Kris rääkis, mis siis juhtub, kes saab rohkem peksa, kes saab vähem peksa. See jutlus, kellele see koidamine meenub, et kes ei saa peksa, on siis see, kes Jumala sõna kohaselt tegutseb. Et olge kuulekad. See kuulekus Jumala sõnale näitabki seda, et me usume. Mitte see, et me ütleme, et ma usun Jeesust. Ta on mu elu issand. Aga kui meie teod ei väljenda seda, kui me tegelikult igapäevaselt ei ole sõna kuulelikult sellele, mida Jeesus ütleb, siis me tegelikult salgame ta ära. Ja tegelikult siis on see, et Jeesus ütleb, et miks sa mind salgasid inimeste ees? Miks sa ei teinud seda, mida ma ütlesin? Sest sina võid täna olla see Hananias, kes läheb Sauluse juurde. Sinu taga võib olla täna kinni see, et võib-olla sa ise tunned, et mina olen nii nõrk ja nagu me võib-olla ka laulsime, et me oleme nõrgad ja Jumal ilma sinuta me ei tee midagi, me ei teegi. Aga sina võid olla see võtmeisik, kes pöörab kellegi, kes on Jumala jaoks see võtmeisik jõudmaks nii paljude enamate inimesteni. Võib-olla mina üksinda ei jõua nendeni, aga see inimes, kes minu tunnistuse sõnade kaudu, kui mina tunnistan Jeesusest, kui selle sõna kaudu võin pöörata Jumala riiki kellegi, kellel on need annid, mida Jumal on talle andnud, ja tema pöörab nii palju rohkem inimesi Jumala riiki, siis tegelikult ongi see, kõik need, me võime mõelda, et mingid suured Jumala mehed kuskil teenivad krussaade, aga kuskil nende elus on see Hananias, see üks lihtne jünger, kes on neile kuulutanud, nemad kätte saanud ja neile tunnistanud. Nii et olge kuulekad sellele sõnale, mida Jumal ütleb. Amen.